Orissaare tamm teenis välja Euroopa aastapuu 2015 tiitli. Mis teie sellest arvate? Väga vahva. No sellepärast, et Orissaare on jälle pildil. Ja tegelikult meil on ju ka tammemängud siin iga-aastaselt nüüd. Ma küll aastaarvu täpselt ei oska öelda, kaua need on käinud, aga augustikuus on meil ka tammemängud lastele olnud siin. Kivi Ilmari mälestuseks nüüd juba. Nii et igatepidi vahva. Ja selles mõttes, et jalgpalli on ju siin kogu aeg ümber tamme mängitud aegade algusest peale, nii palju kui ma seda tamme siin staadionil mäletan. Ja kas jalgpallimängus on nüüd tamm olnud kõige tugevam kaitsemängija või pigem segab? Ei, tammest on kogu aeg ilusasti mööda mängitud, et üldse ei ole seganud. See on kuidagi nii loomulik olnud. Vahva! Väga vahva! Kas on mõni tore lugu ka meenutada seoses tammega? Ma olen selle tammele suutnud pirnid otsa panna, see on nagu hästi tore. Kui oli ekstreemi võistlustel ööetapp, siis me hirmsasti pingutasime, et see tamm oleks tuledes ja see oli lõpuks hästi äge. Vägev. See on tõesti vägev. Mina ise hääletasin ka. Natuke tunnustust, sest sellist tamme kusagil mujal, nagu öeldakse, ei ole kuskil. See peab kindlasti jääma nii kaua, kui tal on elupäevi antud, peab ta seal olema. Kindlasti. Olen isegi seal all jalgpalli mänginud ja see peab seal olema. Et nüüd võib-olla peaks hakkama rohkem rahvast äkki siia tulema. Et võib-olla tuleb mõni vaatame, see on kena ju. Spordiväljakul, sporditunnid olid seal, kehaskasutunnid. Ja kas puu pigem segas või oli tugev kaitsemängija? Ei seganud. Vaat siis ei pannud seda üldse tähelegi. Ta oli nagu nii muu seas seal ja ei, väga vahva. Ma arvan, et tänu Eikile ja teistele poistele, kes seal jooksid. Väga tore ju, et ikkagi ta on ju meie Orissaare sümbol ja miks mitte. Ja kas see tamm pigem segas või oli kõige tugevam kaitsemängija? No ma arvan ikka, et ta oli ikka kaitsemängija kõige tugevam, ei seganud. See on väga tore ettevõtmine minu meelest, et suur au kes siis oli Antso Eikile, kes seda algatas ja väga suurepärane ettevõtmine ja väga õnnelikud oleme. Ja mis te arvate, mida selline tiitel Orissaarele kaasa toob? No arvatavasti ikka tuntust rohkem, inimesi rohkem, turiste rohkem tõenäoliselt võiks arvata suvisel ajal eriti veel. Ja ka praegu muidugi aktuaalne, et käivad inimesed läbi ja tulevad vaatavad seda imetamme siis. Selles mõttes, et siis nagu oli see tamm nagu ta oli, et eriti tähelepanu oli ta seal ja see nagu oligi selline, kõik olid nagu nii harjunud, see oli nagu umbes tapeet seinas, et keegi ei ole, et praegu ta on nagu selline tähelepanu keskpunktis. Olen väga õnnelikud, tänulikud. Sihkülopatu Arvi Elas oli, tema oli see, kes selle asja algatas ja remontis seda tamme, valas seda tsementi, teisse olid avad peal ja seda taheti 2 traktoriga üles tõmmata. Ei saanud ja Arvi parandas ära, et Arvi on selle asja algataja. Ma arvan, et see on normaalne. Ja mida see Orissaarele kaasa võib tuua? Kuulsuse. Et asustatud koht ja ikka kuulus oleme siin väikse silmamuna peal. Kas ise olete ka staadionil mänginud? Jaa, kunagi kooliaegu. Ja kas meenub mõni tore lugu ka? No ikka sihib palli sinna tamme pihta. Nii et oli abiks mängus? Ikka oli. Minu arust on see väga lahe. Ma arvan, et see võib kaasa tuua väga palju turiste. Kas teie oma ajal andsite? Jaa. Ja kas meenub mõni tore lugu ka, et olete ise staadionil palli mängimas käinud äkki? Ja ma käin siin koolis ja siis käin iga tund siin mängimas. Ja kuidas see puutunnis tundub? Väga lahe. Ta ei ole kunagi ette jäänud.